Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, esmaspäev on jällegi käes ja meil on jällegi selline tore esmaspäev, kus me suhtleme teiega otse südamest südamesse, näost näkku, nii nagu veab, on ju Rainer, me vastame kuulajate küsimustele. Me täname, et olete meile küsimusi, Jah. et maailm on suur ja lai ja meile on tulnud küsimusi. Ja me teemegi nüüd sellise populaarse formaadi, et loeme küsimused ette ja anname, kuidas meie arvame, et oleks õige vastata neile. Ja me jagasime need küsimused ka ära, et meil on nagu teemad üürileandja ja üürilevõtja. Minu käes on üürileandja seisukoha küsimused, sinul on siis üürilevõtja. Ja mina esindan üürnik ja üürileandja. Ja ma tahan südamele panna üks väga oluline asi minu arvates. Hästi palju räägitakse muudkui rentimine ja rentimine, enamik kortereid ja asju ikkagi üüritakse. Ja rentida võid autot. Just, et teeme selle asja nüüd selgeks. Või Üürimine toimub. naabri käest rendid haamrit, kui tahad. Põllumaad võid rentida. Ja. Ja kui keegi tahab vastu vaielda, näiteks mõni edukas jurist, siis ta võib seletada ära, et rentimine toimub ikkagi. Ja. Jah, aga Oi, mul on siin nii ägedaid. nii, kes ja kust ja Nii, miks? kõigepealt ma küsin ise küsimuse. Ahah, Ahto Lõuna-Eestist. Panin kohe ära selle. Ahto Lõuna-Eestist Asi oleks- küsimuse. Asi oleks aus, et ma ei valeta, et Ahto Lõuna-Eestist, vaid Ahto siit samast, jah, Tartust. Mina küsin sinu käest. Me räägime kogu aeg tootlusest, kui nagu investeerida kinnisvarasse. Kui palju peab olema tootlus? See on küsimuse esimene pool ja teine pool, kuidas tootlust arvutada. Mis see tootlus on? Kuidas see number tuleb? Võin hästi lihtsalt seletada, et tootlus on see, et sa ostsid mingi hinnaga selle vara. Nii, võtame 100 000. No ostsid mingi hinnaga selle vara Nii. ja tootlust arvutatakse niimoodi, et palju sa siis, kui sa nüüd liidad kokku, palju sa siis nagu aastas üüritulu said Aha. ja lahutad selles kõik kulutused, Mhm. mis sa tegid. Noh, ma ei tea, ostsid diivani kattu ja WC-s lõhna. Need võtad maha. Ja siis 3 Ja siis sa saad üürniku käest sa ei saanud üüri, Selle nimi on vakants, selle võtad ka maha, siis kommunaale pidid ise peale maksma selle võtad ka maha. ja siis see, mis alles jääb, see on siis tootlus. Ja sinu küsimuste peale ma tahaks öelda, et tootlus saab olla ka negatiivne. Või... Aga siis ta ei ole enam tootlus, mis ta siis on? Ta on negatiivne. kahju. Ei, see on negatiivne tootlus, kui me räägime tootlusest. Aga kui suur peab olema üks hea, normaalne tootlus? Ta said nagu arvutusele täitsa vastuse nüüd, jah? Ei saanud. Me sinna jõuame, aga võtame kõigepealt... läbi segi. Nii, kui palju on okei tootlus Eestis praegu? Kunagi keegi rääkis, et 8-9 on normaalne tootlus. No praegu öeldakse, et kui sa räägid puhtalt nagu üüritootlusest, et seal on nagu 2 tootlust tegelikult. Et üks on nagu üüritootlus. Nii. Ostad 100 000-ga selle korteri ja see on nüüd sul üüritootlus, et palju sa siis nagu suudad, kui kiiresti see raha tagasi tuleb, siis tootlus arvutatakse siis nagu protsenti, et kui palju ta siis tuleb nagu tagasi, eks ole. Et aga... Maru libe jutt. Palju see normaalne tootlus on? Ei no oota nüüd. Nii. On 2 osa. Nii. Üks asi on üüritootlus. Jah. Kulud, tulud, palju jäi, eks. Jah. Aga sul on veel ka kapitali kasvutootlus ehk siis see kinnisvara. Seda ärme... Kallimaks. See jääb nagu üllat. Aga see on ka ainukene lootus tänases madala tootluse maailmas. Aga miks on praegu madala tootluse maailm? No siin peaks rääkima pakkumise ja nõudluse suht. Ja me läheme nii keerus. Teeme hästi lihtsalt. Sa küsisid, palju on tänapäeval. Aga võtame üle 5% on väga hea. Varem oli 8. Okei. Ei, ma olen kuulnud ka 9 ja siis ka mõnedel õnnestub kuidagi saavutada ja seal on veel, et seal on igasugused keerulisi 16. ja kõik sõltub ju, kuidas nagu arvutada. Ei, kõik sõltubki, kuidas arvutada. Või kuidas 100 olla? No kuidas sa arvad? Ei no selles mõttes, ei no aga võta, ma toon näite, ostsid 100 000-ga korteri. Nii, saad tootlust 5%. Aga võtsid laenu eest maksad intressi 10%. Palun tootlus -5%, hästi lihtne. Iga aasta maksad peale
jah, aga kuule, aga 5000 nüüd eurot. võib küll küsida, seni kuni mikrofon veel kui see minu... külaline sai vastuse või? Et see kõik kogu saade mina läheb sain- selle ühe, see külaline nimega Ahto saab Ja. kogu saate vastused. teisi ei Ja need võta. teised inimesed ei kirjuta enam meile. Võtame ühe veel minu küsimuse, sest et praegu tekkis üks asi, üks jutt ja küsime täpselt samamoodi nagu Nii. ma olen küsinud aasta lõpus, et uue aasta ennutus. Ennustus, härra Rainer Olgo ennustus, mis saab, räägitakse, et Euribor pidi rämedalt tõusma ja see tähendab, keegi veel julges öelda välja sellise lause, et kogu Eesti hakkab kinnisvara ainult üürima. Keegi enam ei osta, ainult üüritakse. Kas on tulemas siis investorite paradiis? On ka, Kogu ühiskond hakkab ainult üürima, keegi ei osta. on jutt olnud, et tulevad institutsionaalsed investorid. Mis see tähendab? Ehk siis suured firmad, kellel on palju üürikortereid. Aha. Näiteks New Yorgis on selline firma nagu Trump Industries, Aa, kellel on palju üürikortereid lihtsalt, kui peaks huvitama kedagi. okay. Et kui me räägime nii-öelda arenenud maailmast, et eks olukord viib järjest rohkem sinna, et väga paljud inimesed ei saa endale ostmist lubada, aga üürimist kuidagiviisi saavad. Ma see küsimusele vastus, kas küsisid? Euribor tõesti nii tõuseb, et tavainimene enam ei jaksa varsti osta? Euribor on umbes 4% tõusnud. Tõuseb. Mida 4, vabandust, 0,4, ärge Okay. 0,4, 0,4. Aga äkki ta tõusebki nüüd 4, äkki sa ütlesidki välja. Pangad teevad arvutusi niimoodi, et panevad päris mitu protsenti otsa. Okei, sain vastuse, aitäh. Lähme nüüd, küsime minu sektorist ka palun küsimus, tohib? No, nii. Et minul on ikkagi, ma ei tea sellest küsimusest aru nüüd. Võtan küsimus, oota. Selline, issand, kus on küsimused ikka inimestel, oleks pidanud kodud. Ühesõnaga, Kristiin küsib, et kui kommunaalkulud järgmisel talvel 3-kordistuvad, kes tegelikult selle riski kannab? Mina pean vastama nüüd. Jah, sina üürileandjate esindaja, et kommunaalkulud tõusevad, et meil on, ütleme see gaasiküttega maja, kuna maailm on selline nagu on, gaasi hind tõuseb, nii, ja kütte on talvel, eelmine aasta oli 100 eurot, oli seal 3-toalisel, nüüd on 3 sotti. Kes see maksab? Ma vastan nagu maakler vastaks. Ja nii. Maksab see, maksmine käib täpselt nii, nagu on lepingus kirjas. Ja kuidas on tavaliselt lepingus kirjas? Et üüriline maksab. Jah, kahjuks on see vastus selline, aga me peaks nüüd tegelikult üürilist nagu nii-öelda, et issand jumal küll. Et tegelikult päris hull olukord. Miks omanik peab maksma? Omanik ei kasuta seda soojust seal. No ja see vastus on see, et kui üürilisel poes vorsti 3 korda tõuseb, kas siis üürileandja peab seda kinni maksma. Täpselt. Tegelikult jõhker, aga elu paradoks on jah. Kui ta näiteks duši all on 1,5 tundi selle sooja veega, see on ju selle süü, kes seal duši all on. Aga üürileandjal võib tekkida lihtsalt seal gaasiküttega majas selline murekoht, et soovitus võib oleks ikkagi kodanikuga rääkida, sest et võib-olla lähevad kõik üürilised ära, lihtsalt teatavad ette ja me enam ei taha siin elada ja keegi teine ka ei taha tulla, sest seal on kallis gaasikütte. Jah. Eriti elektriga. Nii, kas ma võin nüüd küsida? Kas said vastuse? Viimane lause oli eksitav, aga lähme edasi. Ja nüüd küsime kellegi teise küsimus, mitte Ahto küsimus. Ei, nüüd ma võtangi nüüd päris inimese küsimus, palun. Kuidas ära tunda probleemset üürnikku juba esimesel kohtumisel? Ma arvan, ära tunda saab juba isegi enne esimest kohtumist, kui sa hakkad guugeldama ja kuidas teha seda tausta uuringut? Hästi. Janek küsis seda. Ja ei öelnud, kus ta on, kas Tartust või? No ükskõik, kus ta on, et Janek küsis, et kuidas teha taustauuringut, eks selleks on erinevad andmebaasid, kus saab teha taustauuringut. Pätt.ee või see ettevaatus.ee et on erinevaid andmebaase internetis, et kui sa näiteks, ise küsimus, see ettevaatus.ee on võib-olla seal, võib-olla sa ka ei taha sellist üürnikku, eks ju, kes seal on, aga erinevad andmebaasid ja võin toon näite, võib-olla see nüüd aitab nüüd rohkem küll üürnikke, aga näiteks oleme teinud ka näiteks, varasemalt, nüüd on natuke keerulisem, ei tohi seda enam teha, aga vanasti võis teha Facebooki uuringut. Mis see tähendab nüüd? Kui sa oled eraisik, siis võib-olla, ühesõnaga, kui sul on internetis on viiteid sellele, et sa paned palju pidu
siis võib juhtuda, et üürileandja näeb seda ja siit ta ei ma taha. olen ka näinud päris palju, et eriti naisterahvad, iga pildi peal peab olema mingi alkoholi, kas pudel või klaas või pokaal. Seda ma tahaks ka eriti noortele, tänapäeva noortele, et mina olen näinud, et siuksed 20 tuuris ja natuke nooremad inimesed, neile meeldib eputada sellega, et näed pidu ja pudel on käes. Ja. Ja võib-olla nad üldse ei ole siuksed, see on aasta ainuke pidu, Ja. aga see üks pilt välistab igasugused üürilepingud. Ja. Et sa peaksid võib-olla mõtlema, et mida eksponeerida. Ja see on täpselt sama, et kui lähed näiteks, kes hiljuti rääkis üks meie klient, et tema oli tahtnud vist sigaretti lihtsalt osta või midagi, oli tahtnud ja kuskilt ei saanud, kasiino oli lahti, oli pangakaardiga seal maksnud ja tänu sellele ta ei olnud saanud kodulaenu sellistel tingimustel, nagu ta tahtis. Muidugi esimene mõte on see, räägi. Räägi. Ja. Aga no ega sa mingid 6 eurot, mis sa seal ikka tuubeldad. Või noh, see makse oli ju suitsupaki hind nagu. 6 eurot tuubeldades peaks 12 olema. Ei, no, aga pärast Sa küsisid, mis juhtub, kui sa 6 eurot tuubeldad. Seda küll, aga noh, pank võiks ka vaadata, mis summad need sinna siis nagu läinud on. Nii, oota, kumma kord nüüd? Minu kord on, Nii. siin on need ütle ausalt, Margus, üle 50-aastane ettevõtja, on siin väidetavalt küsinud, et mitu üürnikku on siit viimase 2 aasta jooksul lahkunud ja mis põhjusel? Vaata, mida sa mõtled siis, et... Meie seast. Või kust Ma mõtlen, mis ta üldse selle küsimusega võib mõelda, et no, aga ta mõtleb, et kui suur on nagu nii-öelda, kui tihti, kui paljud, miks tema, noh, et üürnikud, et on ära läinud, et kui palju nagu üürnikke nagu läheb ära, vastame selle niimoodi, et palju üürnikke läheb ära, ütleme siis nagu aasta jooksul, et kui palju nagu, noh, ma saan nagu seda vastata, et see mure nagu, ma ei tea, kas nüüd üürnike mõte on, et kas tasub ära minna siis või? Noh, et ei tasu. No ma ei saanud ka küsimust, aga ma proovin vastata, väga keeruline küsimus. Ei, vastame. Et vastame niimoodi, et esimese aasta jooksul ikkagi üürnikud reeglina ära ei lähe ju. Ei lähe, jaa. Oleneb, kui on ikkagi, kui on Tartu, siis ikkagi hooaeg saab läbi, siis nad lähevad ju ära. Nad lähevad siis, kui enam koolis ei käi. Jah. Näiteks. Kool et saab... inimesed ikkagi, kui üürikorter on enam-vähem okei, siis kolimise põhjus on ikkagi inimesel nagu päris põhjused. Näiteks perelisa, näiteks pere lahkuminek, näiteks kool saab läbi, näiteks leiti hea sõber, kellega koos üürida suuremad korterid. Et alati nagu päris minema. Aga see, et kuskil on 20 eurot odavam, siis inimene ei lähe. Ei lähe, ta pigem tuleb ja küsib, ütleb, et nagu... Kuule, seal on 20 eurot odavam, sama asi, et teeme meie ka. Jah, et ei ole nagu hullu. Ja nagu sa kunagi ütlesid, mina paneks ka ikkagi kõigile üüriandjatele südame peale, nagu härra Rainer Olgo kunagi ütles, et las üürnik hakkab pidama seda kohta oma koduks. Just. Et see ei ole lihtsalt mingi koht, kus nagu käia ööbimas ja olemas, et kui inimene peab juba oma koduks ja üürileandja ülesanne on see, et üürnik, üüriline saaks seda oma koduks pidada. Just. Vot, siuksed. Küsin, et ma olen rohkem ka nagu sealt sinu parteist oli see küsimusega. Mida teha, kui naabrid pidevalt kaebavad üürniku peale? Üürnik on ilusti kõik ära maksnud, lihtsalt ta ei saa läbi naabritega, kõik on muidu korras. Millised kaebused siis nagu on? Müra, kaklus. Välja toodud. Lihtsalt ei saa omavahel läbi oli siin, aga... Lihtsalt ei saa läbi? Jah, oli kirjas, aga ma arvan, sest mul on olnud ka kogevusi, kus näiteks üüriline, nagu muidu on ideaalne üüriline, kõik rahad, kõik on ilusti maksnud, aga peab pidu. Mind see häiri, sest mina seal ei ela ju. Minul on tähtis, et raha tuleks makstud. Kui inimesed omavahel ei oska nagu suhelda, ei saa läbi, siis tuleb palgata suhtekorra. Aga ma tean ühte maja, kus mul on 2 sellist, ütleme, väga head tuttavat, võib öelda isegi, et sõpra, kes elavad üksteise seina taga, nende vahel, need lahutab sein korterelamus. Ja nad on üksteise peale marupahased. Mina mõlemiga nagu saan läbi omavahel. Aga me ei oska seda lahendada.
aga see ei ole hea, nagu vaata täiskasvanud inimestega, see väga keeruline. Lastega ei ole ju vahet. Pane nad mängima. Kas sa paned Eesti lapsed koos Aafrika lastega, Vene lastega, Ukraina lastega, austraallastega. 5 minuti pärast nad juba mängivad ja on suured sõbrad. Aga eestlane ei saa isegi läbi seina teise eestlasega hakkama. seal oligi korra oli see lahendus, et ühes korteris elab siis nagu põhielanik ja siis teises elas siis üürnik. Ja siis see üks üürnik, kes oli mingil hetkel, siis tema hakkaski nendega koos mängima. Nad panid kõik koos pidu. Oli, see ongi tähtis, et tuleb korraldada üks pidu. Aga tegelikult on niimoodi, et kui üürnik ei oska olla, siis see on sinu kui üürileandja vastutus ja siis tegelikult ei austa ühiselu reegleid ja tuleb paraku üürileping lõpetada, mis siis, et maksab. Aga lihtne vastus. Ei aru saada. Kui küsimus ei ole lihtsalt läbisaamises, kui küsimus on ühiselu reeglites, ehk siis lärmab või räuskab või korraldab, no siis on minu küsimus. See on täpselt samamoodi, ma korraks panen vahele, et kui näiteks teine ütleb, aga sina, naabri naine, haised. Ma ütlen, ma ei haise. Haised küll. Tead, sellega on olnud... Me tegime saate vist kunagi selline. Haisemisega on suitsu, ventilatsiooni, suitsetatakse toas ja ventilatsioonist teise korra. Osadel on lihtsalt vana inimese hais. No see saab ka ventilatsioonist minna niimoodi. Aga ta ütleb, mul ei ole vaja ventilatsiooni, sest ma ei haise. Teine ütleb, ma haisen küll. Ja siis on juba konflikt. Siis ei aita pidu ka. Ega see hais ära ei ka. Jah. Et tuleb palgata professionaalne suhtekorraldaja. See häda ka veel jah, et ma tean, mis maksab professionaalse suhtekorraldaja nii-öelda tunnihinne, et kui sa ei saa ise ja siis see kõik taandub sellele, et keegi ei jõua seda kinni maksta. Las ta olla. Noh, mis siis teha? Las jääda kõik, mis hea. Kurb lugu. Just. Nüüd, minul oli 3 küsimust oligi tulnud, aga ma loen viimase ette. No. Nüüd jällegi on natukene Andres, see on kohe kirjas, mina olen Andres, mina olen 41-aastane, minul on 3 last ja mina olen üürihuviline, et kas on võimalik saada sellist üürilepingut kellegi käest kuidagi, et sõlmime hästi pika lepingu ja mingisugune kindlustunne, et see oleks nagu ikkagi päris kodu, et kas on sellist võimalust nagu leppida kokku pikk üürileping, et mina üürnikuna saaksin olla kindel, et mina koos lastega ei pea kolima näiteks. Ja. Ma arvan, ikka on. Tähtajaline leping on selle nimi. Tähtajaline leping, aga kas siin nagu ütleme, ikkagi tegemist on väga pika, ütleme 5 või 10 aastat. No, mina esindan praegu üürile andjat. Ja, mina esindan üürnik. Nii, sina tahad, et sul oleks 5 aastat kodu olemas. Ma tahaks 10. No 10. Ma tahan kaua. Nii, no teeme 5, siis ei ole nii koormav. Nii, sa tahad 5 aastat. Ja siis sa mõtled, et kui sa võtad nagu 5 aastat, ehk siis nagu hulgi, ehk siis saad nagu hea hinnaga ka, et see hind jääks 5 aastaks. Mina kui üürileandja tahaks tegelikult, et ta iga aasta natuke tõuseks. Neil seda saad ju tarbijahinna indeksiga. Okei. Aga see tarbijahinna indeks tõuseb nii vähe nagu minu jaoks. See tõuseb nagu kõigi jaoks ühe palju. Tõuseb jah? Okay. Ikka jah, forst tõuseb ja küür tõuseb ja... Ei, seda küll. Aga siis sa oleksid üürileandjana nõus või? Muidugi. Minu jaoks on ju parem. Aga mina nüüd astun sinu positsioonile ja ma annan nõu sulle, kui et ma ütlen, et ikka oled sa kindel. Et seal on omad riskid, et seal seda üürilepingut lõpetada on päris keeruline. Ei, seda küll, siis ma ei saa maha müüa ja mida iganes. Ja ma pean koos üürilisega. Ja. Mina annaks nagu sellist nõu, et võib-olla peaks üür natukene kallim olema sellest. Aga sellest veel kalli? See on hea mõte. No see loogika nagu selles mõttes, et sa saad ju pikaajalise kindlustunde, et siis ta peaks võib-olla natukene kallim olema, eks ole. Ja ei ole mitte hulgi, hea mõte. Et on kohti ka, kus on pandud üürilepingu tagatiseks on kinnistusraamatusse pandud eelmärge üürilepinguga. See on nagu eriti suur koormus. Üks veel kallim olema. Äge, hea vastus. Nii, ma võtan ka viimase, mis oli nagu äge, kus juures neid küsimusi on veel rohkem. Küll me nendele... Ma ei tea, kas Andres sai õnnelikuks selle vastusega. No ikka sai. Andres võid pöörduda otse minu poole ja leiame järsku mingi lahenduse kuskil. Jaa. Ragnar kirjutan. Ainult mehed on mulle kirjutanud. Ragnar tundub, ega neid palju ei ole. Ma paari Ragnarit tean. Et millest ta küsib? Ma juba panin ära, aga ma lugesin läbi. Kui maja omanik on pannud igale poole kaamerad, kui okei see on? Kõlab nagu üks Ragnaritest, keda ma tean. Tead või? Tervitan, kui on see sinu küsimus. Et vaata, mis ta maja omanik on pannud kaamerad? Igasse maja nagu välja. Nii.
mitte koridoridesse, aga Ragnarit häirib, et näiteks tema kogu aeg näha, mitte magamistoas, aga näha, mis kell ta koju tuleb kuskilt aga sildid on ka üleval, et kaamerad on üleval, kas see on okei või? No kui ta mõtled, kui inimene tuli juba, siis oli teada, et see nii on. Ei, ta vahepeal oli pannud juurde kaameraid. Siis on hoovi peal, näiteks on hoovi peal kaamerad, tekkinud kaamerad, sildid ka, et siin on videosalvestus, aga üürilisele see ei meeldi. Ragnar on üüriline nüüd. Jah. See on vastupidi täiesti need küsimused. Ma ei tea. Ei, no vahet ei ole, Ragnar, üüriline Ragnar, talle ei meeldi, et pandi kaamerad. Ja siis Ragnar siis valid on, et ilmselt siis, et kas ta kaamerad maha saaks, on küsimus. Et Ragnar ütleb, et näed, et mina tulin üürima ja siis ei olnud kaameraid ja nüüd nagu on, eks. Kuidas te niimoodi siis võisite minu isiklikku elu niimoodi uurida? Aga see on ju isiklik elu ju, kuidas sa tuppa kõnnid. Muidugi. Üks asi teavitamine on tehtud, see on hästi. Äkki see küsimus tuleb sellest, et ega Tartus oli üleüldse ju politsei ju kaameratega ja droonidega püüdsid ja neid punase tule ületajaid ja nüüd on see kaamera teema hästi selline ärev. Aga see ei aita, ma saan aru, et sellest ärevusest, et kas see ei aita, et ära tee pattu ja kaamera ei sega sind, see ei sobi, see kuidagi ei lähe. See vist teda lihtsalt häirib, et see kaamera on. Aga miks ta tahab nii kahtlast teha? Äkki taha. Aga äkki ei taha? Ei tea. See on hästi. Ta lihtsalt häirib. Me kutsume juristi saatesse ja siis paneme selle, ütleme Ragnar kallis, et teeme niimoodi, et me kutsume ühel päeval juristi saatesse ja me loodan, et meil on meeles see küsimus ja siis jurist, see on täpselt niisugune juristi teema, millest võib rääkida pikalt ja pikalt. Ja. Ma arvan, et me ei suuda anda paremat vastust. Avalik ruum, ta ei pannud koridori, ta pani avaliku ruumi ehk siis õue, hoovi, kus on tal teised üürilised ka käivad. Mina arvan, et tänapäeva inimesed nagu võib-olla niikuinii igal pool filmitakse. Igal pool filmitakse. Pead pigem õppima elama niimoodi, ja mis siis? Sest ega kui oli see politsei teema, oli päris põnev ja igal pool uudistes, siis üks politseiametnik ütles ka, et okei, et meie siin ristmikel mõne kaameraga siin püüame neid asju, aga kui vaadata ärihooneid ja terve kesklinn on igatepidi erakaameraid ju täis, et kui kuskilt midagi vaja teada või pätti taga ajada, siis iga maja küljes on 5-6 kaamerat juba. See on täpselt. Ja see on tänaval, sa ju kõnnid. Ma ütlen midagi, mida ma kindlasti hiljem kahetsen, mida saab saada internetti, eks, et kunagi oli see jutt, et hirmus lugu, et inimestele pannakse külge kiibid ja saab jälgida, kus nad kõik on. Ja siis kõik ostsid vabatahtlikud sellised seadmed. Jah, mida saab ka jälguda. Ja kus juures mina saate lõpetuseks ütlen ühe hea uudise. Mitte hea uudise, võib-olla halva uudise, aga Meta teeb selliseid prille nüüd välja, mis on nutiprillid. Ja kui sa nagu tänaval kõnnid, seal on ka kaamerad sees, nagu meie viimasel küsijal. Mis on hea uudis? Ja hea uudis on see, et ta kohe tuvastab ära. See on Rainer Olgo ja annab kontakti. Ta oskab inimese, nagu näo järgi, näo tuvastus on juba varsti tulemas. Kas ma saan niimoodi, ma näen sinna võimalust, et kui Meta tuvastab ära, et see Rainer Olgost ei ütles, et see Rainer Olgo on udutatud, kõigepealt maksad Rainer Olgole, tonad. Ei. Tonad, et Raineri... Metale. Ja Meta maksab Rainerile. Ja. Et sa saaksid Raineri andmed kätte. Kui sa lähed näiteks baari, tahad kellegi nime, sa ei peagi enam minema küsima, mis teie nimi on. Sa juba tead, sul on kõik kontaktid, kogu andmed, kõik. Aga kui tuleb nagu mingid inimesed, siis mind ei ole üldse näha. Sa tarjad prillile käima, mingid ennad, kes on ennast... Sa ostad eraldi... Ma olen maksnud Metale, et mind ei tohi näha. Jah, sind ei tohi näha või ajab segadusse. Ütleb näiteks, et sina oledki... Paneb Ahto Kalda pildi minu asemele. See oleks kõva. Aitäh, Meta, pange arendusse. Aga kõik. Ma arvan, see oli väga informatiivne saade. Üüriland ja üürnikud on suure pealkirja, et Üüriland ja üürnik. Selles saates leiad vastused päris küsimustele. Jah, päris inimestelt, päris küsijad, päris vastajad. Ja päris äge. Head nädala jätku. Ja järgmine esmaspäev on meil külalised jälle majas. Ja meil läheb siin päris põnevaks. Suvi tuleb varsti. Head aega. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.